turutrendid nädalaturgudel kätte on jõudnud 13. nädal, aasta on 2025, minu nimi ikka Urmas, täna on esmaspäev, 24. märts. Heidame taas pilgu peale siis finantsturgudele, mis toimus nädal tagasi ja mis on toimumas uuel nädalal. Eelmisel nädalal siis USA turud lõpuks lõpetasid selle kaotusseeria, et siin 4 järjestikku nädalast siis sisuliselt turud langesid ja peamised indeksid hakkasid natukene stabiliseerumist näitama, et siit on näha, et kõik nad siis natukene suutsid tugevust näidata, mitte küll väga oluliselt veel, aga siiski. Et siin võib-olla uute tariifidega seotud uudiste puudumine aitas siis ka natukene stabiilsemaks muutuda, sest et turgudele ei meeldi ju ebakindlus. Nii et vaatame siis, kuidas siin uue nädalaga läheb, aga prognoosid on juba üleval Patreoni kanalil, et kui on huvi selle vastu, milline võiks olla siis see trajektoor hinnaliikumisel sellel nädalal nii kullale, Bitcoinile kui ka S&P 500-le, siis need on üleval Patreoni kanalil. Aga vaadates võib-olla veel siin, kui me seda CMS liikumist vaatame, siis tegelikult meil on negatiivne trend endiselt all. Täna küll on hind päris ilusti hüpanud juba, et sellele heidame ka pilgu peale, aga siiski, et see foon muutus päris negatiivseks vahepeal ja selline üle 10% korrektuur aset leidis. Et iseenesest sellel aastal võib neid raputusi ju veel tulla, et see ei pruugi olla veel päris selle lõpp, aga no vaatame, mis siin nagu muus mõttes turgude silma jäi, et uudistest võib-olla nii palju, et Alphabet ehk siis Google'i emafirma ostab pilveturbe idufirma vist 3,2 miljardi dollari eest, et see on Google'i üks suurimaid oste seni ja muidugi võib-olla siin AI ajastule täiesti kohane. Ja PepsiCo omandab siis Popi brändi ka, mis on kiiresti kasvav prebiootiliste karastusjookide bränd. Ja autouudised võib-olla nii palju jäi silma, et Tesla on siin ikka olnud fookuses ja Hiinas ta siis nüüd käivitab täisautonoomse sõidu tasuta prooviperioodi ja samal ajal siis tuli ka uudis, et Cybertrucki siis kõik sõidukid kutsutakse massiliselt tagasi, et seal vist circa 46 000 autot on praeguseks möödud, et kõik peavad siis tagasi pöörduma. Ja Toronto eemaldas Tesla siis EV soodustuste nimekirjast, mis on siis seoses ilmselt USA-Kanada vahelise kaubanduspinge teemadega. Ja BYD on tulnud ka välja vägagi huvitava uudisega, et nad tutvustasid uut laadimissüsteemi, mis annab circa 250 miili sõidu siis kaugust 5-minutilise laadimisega. Ja see lööb igatepidi Tesla Superchargerit ka ja aktsiahind tõusis peale seda uudist circa 6%. Et iseenesest väga hea uudis, et tavalise auto või mitte laadimisele, vaid tankimisele kulub ka ju umbes 5 minutit, et teeb juba enam-vähem sama välja. Ja mis veel oli soodsat Boeingi aktsia hakkas ka nüüd lõpuks siis eluvõimu näitama, et seal oli hea uudis, et ettevõte võttis lepingu USA siis järgmise põlvkonna hävituslennuki ehitamiseks ja üldiselt on ka numbrid hakanud paranema, nii et Boeingu võib-olla selline suurem kriis on praeguseks hakanud siis läbi saama. Ja AI, eks see tungib siin igale poole, aga ka autotööstus, et see on viimane sellised oli siis GM, mis hakkab AI-d just Nvidia siis platvormi siin integreerima tootmisesse ja sõidukitesse ja lisaks veel Nvidia ja Yummi siis koostöö tuli välja, et seal sinna alla käivad siis Taco Bell, KFC, Pizza Hut, et need hakkavad siis AI-põhiseid süsteeme kasutama just tellimuste ja jõudluse haldamiseks. Ja Nvidia juht Jensen Huang ennustab, et humanoid-roboteid me hakkame nägema juba vähem kui 5 aasta pärast. Tegelikult on need mingil moel juba ju käimas. Hiinas on lausa sellised pimedad tehased nii-öelda, kus ainult robotid tegutsevadki ja seal pole ju valgust vaja.
Et no see valdkond areneb väga ülikiirelt, et siin ei jõua võib-olla isegi silma peal hoida, aga täiesti ulme jah, milliseid lahendusi juba täna tegelikult käigus on. Mis majandusest võib-olla või keskpankade käitumisest silma jäi, et Fed hoiab siin intressimäärad paigal, aga hoiatas muidugi ka Trumpi tariifide ja inflatsiooni mõju eest, et prognoosivad siis pigem nõrgemat kasvu, kõrgemat töötust ja visamat inflatsiooni. Ja tööturu tugevus on endiselt säilimas seal, töötuse määr püsib siiski enam-vähem sellisel mõistlikul tasemel ja Fed alandas ka selle aasta majanduskasvu ootuseid 2,1%-lt 1,7%-le ja tõstis inflatsiooni prognoosi 2,5%-lt 2,8%-le, nii et ei ole võib-olla see pikem väljavaade praegu kõige roosilisem jah, nende muutuste raames, mida siis Trump on läbi viimas. Ja OECD alandas ka siin globaalse kasvu prognoosi, et 25 aastal siis 3,1%-le ja järgmisel aastal 3%-le. Ja murefookuseks ikka needsamad kaubanduspinged ja Ameerika protektsionism. Ja USA tarbijate kindlustunne langes 2 aasta madalaimale tasemele, jällegi mure siin hinnatõusu ja tariifide ees. Šveitsi keskpank alandas siin ka intressi ja Uus-Meremaa väljus tehnilisest sellisest masust nii-öelda, majanduslangusest, et selles mõttes sealt kaugelt maalt ka häid uudiseid. Ravimifirmad on jäänud ka siin silma, et siin Novo Nordisk, Merck ja Co ja teised teevad siin lobitööd ja üritavad siis vältida neid tariife, et vältida ka erinevaid hinnatõuse siis läbi tarneahela. Ja Starbucks jäi ka silma, et said nad siis $50 miljoni suuruse kohtuotsuse seal, kus üks, kas oli see transporditööline või kes iganes ta oli, aga tema kõrvetas siis end ära tulise joogiga, sellepärast et jook ei olnud piisavalt hästi nii-öelda suletud. Noh, jah, 50 miljonit selle eest on siis suur või väike raha, ei tea, ise otsustate. Tööhõive ja mis siit veel silma jäi, et Morgan Stanley koondab siin 2000 töötajat, et see on siis järjekordne suurpank, mis võib-olla kärbib ja ennekõike siis üritavad tõhustada oma protsesse ja ilmselt on seal ka väga palju mängus siis erinevatel AI rakendustel või tagajärg, siis selle tagajärg. Ja Booz Allen ja Accenture on need firmad, mis tegelikult siin föderaalseid lepinguid on kaotanud ja need ettevõtted samuti on üsnagi tugevas languses, nii et võib-olla sinnapoole praegu ei tasuks vaadata. Euroopast segaseid märke siin, Volkswageni krediidireiting langes, et kasumi marginaalid, vaba rahavoog ja Hiina konkurents on seal nendeks põhjusteks ja Saksa kaitsetööstus asus ka langusele aktsiaturgudel, et kuigi seal on väga palju raha liikumas, ei ole veel konkreetseid lepinguid ja võib-olla see siis investoritele praegu ei meeldi. Ja Saksamaa fiskaalstiimulpakett oli muidugi hea uudis, et sellest võib ka lõpuks olla kasu nii Euroopa turgudele kui ka Eestile ehk kaudses mõttes. Et sellised uudised siis. Mis kvartali tulemustest võib-olla silma jäi, et siin Microni tulemused siin põhimõtteliselt liiguvad sellise kõrgema väärtusega toodete suunas, et selles mõttes hea trend ja võib-olla, et selleks aastaks on pigem positiivsed prognoosid. Nike puhul, Nike aktsia langes päris kõvasti, et üritavad nad siin aktiivselt oma brändi taaskäivitada ja võimlevad nii ühele kui teisel poole, aga ikkagi see on suur surve Hiina ja klassikaliste selliste mudelite poolt, et ei ole seda läbimurret siiski suudetud saavutada, nii et lühiajaliselt on siin ikkagi tugev müügisurve ja seda ka marginaalidele sellega seoses.
aga 26 aasta võib-olla sihitakse siin juba tugevat innovatsiooni ja brändipõhist taastumist. No vaatame siis, kuidas nad seda eesmärki suudavad täita. Ja FedEx oli ka üks selliseid, mis ikka väga kõvasti hakkas kukkuma peale majandustulemusi siin. Et eks nemadki on siin transformatsiooni nii-öelda faasis ja peavad oma kulustruktuuri reformima. Eks seal taga on muidugi see US Postal Service'i mõju, et nad kaotasid selle teenuse ja nüüd nad peavad siis ümber struktureerima ennast. Aga pikaajaline potentsiaal võiks olla ikkagi tugev. Et just Euroopas ja mujal on nad ikkagi päris tugeval positsioonil. General Mills ehk siis GIS on ka üks selliseid võib-olla potentsiaalseid, mida tasuks jälgida. Et siin lühiajaliselt on ikkagi surve just sellises snacki segmendis ja hinnatundliku tarbija osas, aga siiski pikaajaliselt on nad väga struktureeritud, nad on suutnud kulusid kokku tõmmata ja tugevad brändid on seal taga ja suunavad reklaami õigesti, nii et tegelikult jah, General Mills võiks olla üsnagi hea potentsiaaliga. Ja Ollis samuti, et siin on väga tugevalt positsioneeritud just kasvu kiirendamiseks ja võib-olla nad siin läbi teiste jaekettide sellise kehva performance'i on siis suutnud ennast kuidagi paremini positsioneerida. Et ettevõtte ärimudel on paindlik, marginaalid on stabiilsed ja on neil ka siis uus kinnisvara nüüd kasutada, Biglotsi oma, mis pakub ka väga head kasvu potentsiaali siin selleks ja ka järgmiseks aastaks. Nii et jällegi väga huvitav ettevõte, väga tugeva sellise kasvupotentsiaaliga. Lühiajaliselt muidugi kulud seoses siis poodide avamise ja üüriga, et see võib ajutiselt kasumlikkust alla tõmmata, aga kuna neil võlakoormus sisuliselt puudub, et siis jällegi üks huvitavad ettevõtteid, see on siis OLLI sümboliga ja veel Five Below ka, mis on ka tugevas transformatsioonifaasis, et siin tootevaliku ja hinnastuse ja kaupluse kogemuse ümberkujundamisega on siis tegelikult selliseid positiivseid tulemusi juba näha. Samas sellel aastal seisavad nad silmitsi siis tariifisurvega, nagu paljud, ja ka tööjõud on võib-olla see, mis survestab õigemini tööjõukulu. Ja muidugi jällegi sama lugu, et siin on siis tugev kaupluste võrgu kasv, bilanss, juhtkond on tugev ja pikaaegne siis väärtuspotentsiaal, aga jällegi võlakoormus puudub, nii et üsna raske on pankrotti minna, kui võlgu väga ei ole. Nii et selles mõttes jällegi üks huvitavaid kandidaate, mis siin jäi nädala jooksul silma just majandustulemuste poolest. Nii, aga liigume edasi siis hinnagraafikutega ja vaatame kõigepealt prognoosid üle, mis nädala tagusest ajast siis meil välja said käidud. Kõigepealt pöördepunktid, et üks nendest oli meil siin siis esmaspäeval, siit natuke hind taandus, pärast seda hakkas vaikselt kosuma jälle, et see ei olnud väga tugev kasvunädal, aga jah, siin reedel oli siis ehk olulisem pöördepunkt, kus hakkas vaikselt hind jällegi ülespoole liikuma ja täna siis on näha, et tõesti see pöördepunkt ka vilja kandis tegelikult. Ja kui vaadata seda prognoosi, siis tegelikult see sai ilmselgelt tagurpidi, et siit on väga visuaalselt näha nüüd reaalne hinnaliikumine ja siis prognoos, et kui see pöörata pea peale nii-öelda, siis oli tegelikult väga täpne. Aga nii ta kipub vahest juhtuma, et tsükliprognoosid lähevad nii-öelda pöördasetusse. Ja kullaga läks väga hästi seekord, et siin oli ta õiget pidi ja üsnagi adekvaatne hinnaliikumisega kooskõlas ja Bitcoini prognoos läks samuti pöördasetusse, et siin on ta siis pööratud nüüd õiget pidi, nii nagu ta oleks pidanud olema, et neil lihtsalt need põhjad ja tipud olid siis pöördasetuses jällegi, aga niimoodi vaadates üsnagi täpne jälle, nii et eks me siis jätkame nende asjadega, uued prognoosid on juba Patreoni kanalil kenasti üleval ja saadaval. Ja need siis on saadaval mõlemale tasemele, nii turutrendi ja kui turukuru liikmetele.
et kui on huvi, tule ja liitu, nii saad minu tegemisi ka toetada ja saad ka varasema ligipääsu siis erinevatele analüüsidele, et nädala ideed on juba seal üleval, et seal ma juba räägin siis ka selle nädala videos aprilli sesoonsetest kandidaatidest, et vähemasti selline 4-5 kandidaati on siis juba välja valitud. Tehniline pilt ühetunnisel graafikul, siin ta oli väga kõikuv tegelikult, et sellist selget trendi nädala jooksul ei olnud, et üles-alla liikumise turg on ikkagi suhteliselt närviline olnud ikkagi viimasel ajal. Ja nädalane, või siis õigemini päevane oli siis väikse tõusuga, aga see on nii tagasihoidlik. Kui vaatame võrdselt kaalutud indeksit, pilt suhteliselt sarnane, et siin oli võib-olla see taastumine nädala alguses isegi tugevam, aga siiski pilt enam-vähem sarnane. Ja kui nädalast vaadata, siis siin on juba esimene ilming ka negatiivse trendi osas välja ilmunud, teeb ettevaatlikuks, et me võib-olla ei ole veel päris sellest languse tsüklist siin välja tulnud, meil on sesoonselt päris ilus selline kerge kasvukuu ees, eks ole, et kui aprilli vaadata, aga võib-olla sellest ei piisa esialgu, et turg tahab veel korrigeeruda. Olgugi, et hea uudis on see, et siin on selline tugev toetuspind all, eks ole, et kui ta siit nüüd allapoole ei kuku, et võib-olla aprilli jooksul siis taastub tiba ja siis tuleb uus langus, et selline ABCD kujuline äkki ta kujuneb, et vähemasti tees on praegu selline. Kui vaadata 5 päeva keskmist, siis see langes siin tagasi sinna rohelisse tsooni, mis on siis alla 30 ja 200 päeva keskmine püsib siis suhteliselt ikkagi tugevana veel, et ei ole päris siia alumisse tsooni veel kukkunud, nii et üle 40% aktsiatest on siiski pealpaluma 200 päevast libisevad keskmist. Ja VIX on ka taandunud ikkagi siin et praeguseks hetkeks näeme siis üsna tugevat VIX-i taandumist ja nii ta kipub olema, et VIX-i selline üsna levinud play on see, et kui VIX läheb ülesse, siis ta väga kauaks sinna üles ei jää ja siis panustatakse VIX-i langusele, nii et see oli järjekordne selline, mis siit läbi selle trendijoone nii-öelda avanes meile. Et pidas ilusti paika. Sektorite poolest, mis nädala jooksul kõige enam tootlust pakkus, oli energia ja ka finantssektor. Kõige kehvemaks siis osutus tarbijakaubad ja materjalid. Et selline pilt siis. Ja kui vaadata insiderite käitumist, siis siin on aktiivsus nüüd veidi taandunud, nii ostu kui müügi aktiivsus tegelikult. Ja veel kord siis sesoonne pilt, nagu öeldud, praegu viitab võimalikule siis kasvule siin aprillikuus ja võib-olla sealt edasi jällegi siis langust. Kui turuosaliste positsioneerimist vaadata, et siis ma tõin siin nagu võrdluseks nüüd 2 nädala vaata, et siin on nädal tagasi ja siis nüüd viimane nädal, et veidi on see pilt hakanud muutuma, aga mitte väga oluliselt, et enam-vähem selline sarnane tasakaal siin püsib, et hoiame silma peal. Sesoonselt näeme jällegi, et aprilli esimene pool on pigem siis positiivne, võib-olla nädala teine pool ja mai on siis jällegi potentsiaalselt langust näha. Et ka sesoonne liikumine praegu kinnitab seda teesi, mis võib-olla sealt tehnilisest pildist nädalase puhul välja paistab. Ja selle nädala siis potentsiaalne liikumine on tegelikult suunaga üles. Et siin on nüüd siis võrreldud 3 viimase 5 ja viimase 10 aasta hinnaliikumisi ja see on siis väga tugeva potentsiaaliga siis just üles liikumisele, et viimase 5 aasta jooksul 100% hinnad liikunud üles ja viimase 10 aasta jooksul siis 10 aastast 9 aastal ehk 90%. Ja keskelt läbi siis siin, ütleme 1% kasvu. Et see on selles mõttes vägagi tugev ja julgustav
statistika. Astro poole pealt see nädal jällegi üht-teist on toimumas, et võib-olla mis kõige olulisem on see, et meil on tulemas päiksevarjutus laupäeval. Aga mis puudutab sellist kauplemisnädalat, et siin on siis pigem soodsad aspektid ja pigem siis toetavad. Niiviisi, ja mida siis uuelt nädalalt oodata, et uus nädal, siin on tulemas meil inflatsiooninäitajad, ehk siis reedel on see isikliku tarbimise kulutuste hinnaindeks, ehk siis PCE, mida Fed eelistab just inflatsiooni mõõdikuna. Tarbijate kindlustunne teisipäeval siis välja tulemas ja kinnisvaraturu andmed ka, kui ma ei eksi äkki. Ja Fedi ametnikud ka kõnelevad siin, et võib-olla neil tasub ka silma peal hoida. Ja olulisemad majandustulemused või kvartali tulemused siis ütleme. Et täna esmaspäeval siis KB Home, homme Memestock, siis GameStop, jah. Kolmapäeval Dollar3, neljapäeval Lululemon ja Chewy. Et need on võib-olla olulisemad, millel silma peal hoida. Ja nüüd siis live-graafikute juurde ka, et vaatame, mis siit silma jääb. Et alustuseks siis S&P 500, et jah, siit on näha, et täna on hind ilusti hüpanud ja päris ilusa tõusu teinud. Et vaatame kulda ka, kuld on ikkagi seda nii-öelda tipnemist siin võib-olla otsimas ja ma ikkagi olen sellel seisukohal, et kuld on ehk nüüd oma tippu leidmas, et ma võin eksida sellega, aga siiski seda lahknevust on siin juba mitmel korral mängus olnud ja nüüd on see veelgi enam esil, nii et tõenäoliselt kuld tahab natuke nüüd hinge tõmmata siin. Naftaga on siin tekkinud teatav selline toetuspind alla, et nafta hind on hakanud vaikselt kosuma siin viimastel päevadel. Ja Bitcoin on samuti näitamas natukene juba tugevust, olgugi et trend veel püsib negatiivne. Ja mis siis Tallinna turul, Tallinna turg on võtnud negatiivse fooni praegu, et siin oli jah, ka lahknevus mängus selle tipuga, nii et siit edasi on hind olnud langustrendis. Ja Londoni börs on samuti pigem praegu muutunud negatiivsemaks, et see vastupanu ei ole isegi veel puututud saadud, aga hind ikka endiselt kipub langema. Saksa turg püsib ka endiselt väga tugev, aga jällegi siin on ka märke, mis viitavad, et ka Saksa turg võib-olla on kas ajutiselt või siis natuke pikemalt leidnud nüüdseks tipu. Ehk siis siin on selline topelttipp juba mängus. Ja kõik suuremad aktsiad, vaatame need ka kiirelt üle siin, et Apple on toetuspinna leidnud, vaikselt liigub ülespoole praegu, Amazon samuti ilus toetuspind siin all ja näitab juba tugevust, trend püsib veel negatiivne. Google samuti negatiivses trendis, aga näitab jällegi ka tugevust, Meta, sama pilt, eks ole, et me näeme siiski, et see on läbivalt selline foon siin. Nvidia samuti üritab nüüd pead tõsta jälle. Ja Netflix, jah, sama pilt, et pigem on ilus trend siin ülespoole praegu, et vaatame, kuidas temaga siis siit läheb, et selline täitsa kena trendijoon siia alla võib tõmmata. Et ja Tesla näitab päris ilusat tugevust, et siit vastupanust või toetuspinnast on ta siis hakanud üles liikuma ja see tees oli mul juba mõnda aega, et Tesla peaks hakkama oma põhja leidma. Mida rohkem suve poole, seda suurem potentsiaal ikkagi on, et Tesla hakkab uuesti tugevust näitama. Ja Palantir samuti näitab päris ilusat tõusu praegu ja isegi trend on hakanud tänase hinnaliikumise peale natuke värvi muutma, nii et hoiame aktiivselt silma peal. PayPal pigem veel negatiivne, et siin on võib-olla see natuke nõrgem, SoFi sama lugu, et siin juba ilus impulss liikumine, aga siiski trend negatiivne. Ja Lululemon, võib-olla, et nüüd siis on aeg hakata jällegi pead tõstma, et see on juba päris kena liikumine siin, aga siiski trend püsib negatiivne, et praegu veel otsustada ei tahaks. Adobega sama lugu, et ei ole see väga tugev veel see liikumine, et natuke läheb veel aega sellega. Oracle
siin oli ilus põhi tegelikult peale neid majandustulemusi, et siit edasi on hind natuke tugevust kogunud, aga siiski see on väga nõrgaks jäänud, nii et võib-olla on veel vaja oodata, et siin ei ole veel päris head kindlust. Nii et selline ülevaade selleks korraks, loodan, et on abi, kui on abi, siis kindlasti like'i seda videot, jaga seda ka teistega. Nii on võib-olla ka teistel investoritel sellest kasu. Ja meie kohtume taas, nagu öeldud, meie nädala ideed on siis saadaval Patreoni kanalil, et eelmine nädal ma siis selle nädala video panin teile ka kõigile avalikult välja, aga see on siiski mõeldud meie suletud grupile, nii et kellel huvi, tulge ja liituge.